Tere kõigile, pole ammu näinud, vahepeal on aasta vahetunud, 2023 oli üks päris hea aasta minu jaoks, ütleme niimoodi. Muidugi ma väga palju videoid ei teinud, siis mõtlesin, et prooviks see aasta uuesti, vaatame, äkki teeb natukene rohkem. Kes mind Instagramis jälgib, siis tõenäoliselt teate, ma müüsin vahepeal Driftika maha, 46 mul enam ei ole. Insta link on all descriptionis, minge kindlasti followge, seal on ka mu uus Twitchi kanali link, kus ma striimin suht palju. Aga keegi mind esimest korda näeb, siis ma võin natuke rääkida ka. Umbes 4 aastat tagasi ma ostsin 46 kupee 328. See, jah, oli 4 aastat tagasi. Plaan oli sellest teha siis street drift, ehk siis siuke poole kohaga tänavalegaalne street klassi driftikas. See plaan läks suht kiiresti aknast välja. Isegi võtsin mootori maha sellele alguses, sest et katid lekkisid, mul oli katte vahetada vaja ja ma ei teadnud, kuidas seda muud moodi teha. Siis läks mootor viltu peale, see oli veel eriti äge, läksin rajale, tõmbas mul kohe seal mingi Kardani tugilaagri laiali. Lõpuks kiskusin seal veel käigukasti maha ja siis vist ei saanudki seda ise tagasi, lõpuks läks raketibaasi, seal tehti korda auto. Siis ma hakkasingi vist ehitama seda, isegi ühe talve sõitsin sellega, 2019 aastal veel sai veel talvedrifti tehtud sellega. Päris tore auto oli. Ja siis ma hakkasingi seda 2020 aasta street klassi reeglite järgi rajale ehitama. See päris huvitav oli, sinna läksid, mis ma panin sinna, koilid ja ma ei teagi, kas ma veel midagi sellega tegin, mingi ägeda carbon fiber kapoti ja värki ja et kämbrit ja ikka kas ikka drifti pilli tegin sellest. 2020 sõitsingi vist terve hooaja umbes kaasa sellega, enam-vähem nii palju, kui mul budget lubas. Ja sai aastal läbi, vahepeal võtsin uue garaaži ja hakkasin 2021 aastaks seda ehitama. 21 aasta hooaja alguses vist oligi see, kui ma sellega katusele käisin. Ja see pani suht kõva laksu mu sellele drifti tahtele ja kogu karjäärile. Aga ütleme nii, et tänu teile sain ma uue kere soetatud, panime pilli kokku tagasi ja 2021 ma ei mäleta, mitmel võistlustel ma käisin, aga päris mitmel käisin sellega. Ja ka jah, siis see talve seisis, vahepeal oli mingi talveroim ja 2022 ma ei mäleta, kas ma vist ei jõudnudki võistlustele sellega ja siis ma läksin kooli ja ma ei käinud tööl ja läks natuke keeruliseks minu jaoks see. Eelmine aasta mul oli eesmärk jõuda ühele võistlusele kohale sellega, aga ma jõudsin sinna, aga see läks ka pekki. Ma ei mäleta, kas ma isegi videot olen sellest teinud, mis taga juhtus, aga veepump läks laiali. Nii et ma ei jõudnudki tegelikult võistelda selle pilliga. Aga jah, siis ta seisis mul pikalt. Vahepeal ma andsin selle garaaži ära, ma ei ole sellest ka rääkinud. Mul hetkel ei olegi garaaži. Siis paar kuud ta seisis mul nutilaos üldsegi niisama. Ja ütleme nii, et mida rohkem ma selle autoga tegelesin, seda vähem ma võitsisin seda teha, sest iga kord, kui ma midagi tegin, siis ma avastasin midagi, mida ma olin sitasti teinud ja siis oli jälle mingi jama ja lõpuks mul lihtsalt ei olnud enam tahtmist selle autoga tegeleda. See oli mul nii kaua olnud ka. Ma olin sellega nii palju, seal oli igast probleeme. Eks ma oleks saanud veepumba ära vahetada ja sõita sellega edasi, aga ütleme nii, et see oli suht kallis lõbu, see driftimine ja läks, kuna ma ei teinud enam videoid ja siis läks lihtsalt niimoodi, et ma otsustasin, et mul ei ole mõtet seda autot alles hoida.
mul lihtsalt ei olnud tahtmist sellega tegeleda. Mida see sellel tähendab, kas ma drifti üldse edasi sõidan või mitte, ma praegult päris täpselt ei oska öelda. Tahtmine on suur, selles suhtes tahaks ikkagi sõita. Winterbeaterit mul ka praegult ei ole. Ma ei tea, mul polnud lihtsalt raha. Igatahes vaatame uuel aastal, kas tuleb mingi driftikas või mitte, päris kindel ei ole. Sellest, mis mul praegult on, mul on Miata veel alles, mul on Porsche veel alles. Miataga, eks ma tõenäoliselt teen mingi videoid edasi sellest, see on suht palju läinud, suht palju olen teinud seda tegelikult nagu selle bodykiti poolt, aga ma ei ole videot ära lõpetanud, sest et ma andsin vahepeal ära selle garaaži, siis see seisab mul lihtsalt parklas. Aga jah, BMW mul enam ei ole. Ütleme nii, et suht kurb oli müüa seda, suht raske südamega sai müüdud. Aga noh, ta oli mul juba nii kaua niisama seisnud ja noh, mul oli väga raske sundida ennast seda autot jälle tegema. Ja jah, mootor ma nägin juba müüdi maha ja läks väga, vähemalt uus omanik ütles, et tal on plaanis sellega järgmine aasta rajale jõuda, nii et loodame, et näeb seda veel sõitmas. Jah. Igatahes põhimõtteliselt ma tahtsingi lihtsalt teha väikse update'i video, et BMW mul enam ei ole ja jätkame uuel aastal uue hooga. Porschega on vaja tegeleda, Miataga on vaja tegeleda ja minu poolt on kõik. Nägemist!